raduma siin. Tundub, et 2 kuud kestnud imekaunis karge talvevõlumaa on läbi ja täna algas sula. Homme on veebruari viimane päev, algab märts, üks meie lemmikkuusid erinevatel põhjustel. Eelmisel aastal mäletate ehk ootasime seda veidi teistmoodi, aga nüüd saab see seal vankris tuduv haldjake esimese tiiru ümber väikese tehtud 2 nädala pärast nüüd siis. Nii et erilised ajad. Alati on justkui erilised ajad, kui niimoodi vaadata. Lilledel on mesilinde, liiga kõrge pole rohi. Minevikuga on kindel, kas ka ette mõelda tohib, ei tea. Veel üks kevade märk. Talvist kargust vältiv koka on tulnud verandale esimest korda. Sel aastal vist. Ja kiusupunn Klaus on ikka endiselt kiusupunn Klaus. Kuule. Pett. Inimesed on metsas jalutamas, seal on Elsu, Leenu ja Mooni, Eedi, Olli, Klaus ja Kokka, Emme, Issi, kõik need pere jalutamas. Juhuhuhu, juhuhuhu. Koskeme otse. Sa oled nüüd tantsija või? Jah. Nüüd on peiskume laul. Pea, Üna, Pego, Pärle. Mul on laul peas. Mine! Laupäev, veebruari viimane päev. Peaksime olema kõik kodus, aga Assal on ülikooli päev, ehk siis ta on Viljandis kontoris ja teeb kooli asju. Nüüd oleme lastega omaette. Aga mul on selline tore plaan, kuni seda lund veel on, nii kiiresti sulab. Teile alles ju hakkas enam-vähem sulama ja nüüd murulapid on hoovidel väljas. Aga et teeks tumememmesid. Et siin põllu peal, ma arvan, saab täitsa mingi toreda rea tegelasi luua. Pulsikune jääb puttu jälle vangrisse. Oleme ka siia kuskile hoovi peale ja monitori taskusse ja lähme teistega mõtlema. Esimese lumememme kuskil siia. Ossa milline lumi. Nii. Ma arvan, et meil on lihtsam, kui me kühveldame. Olli, ei võta sina meie. Kühveldame
siia hoopis lumememme, teeme sellise lumest, ma ei tea, muumitrolli näiteks. Mina lapsena tegin Millal? oma isaga lumest muumitrolli, kui ma olin selline sinu vanune võib-olla. Aga ma tahan nagu, et pall oleks väga suur pall. Ja teeme suure lume. Võime lumest ükskõik kelle ehitada. Mida? Võime lumest ükskõik kelle ehitada. Mina tahan lumekassi. Ei, tegelikult lumememme. Me hakkame seda voolima praegu. Niimoodi tulebki siit voolida. Hästi kõvaks kohe siit. Aga see on sama suur kui see ju. Ei ole, me natuke voolime teda. Oih! Mingi koomik. Mis sa ütlesid? Et ta on koomik on see, kes nalja teeb. Mina olen koomika. Jah, mulle tundub küll. Mina ka näe. Mis ta nimi on? Lumememme. Lumememme nimi on Kikk. Ei, mõtle, mis päris. Võime talle nime panna meie ta siia. Tema nimi on Stella. Ma Leinu paneb talle nööta. Sõidan linna mööda ringi, pidur velje vastu käib. Noored musutavad ringil, kevad silitab neil päid. Suvi annab mida vaja, kestku seenel terve eluaja. Mõtteid vaid häid, siis ma nende poole saadan, sest ainult nii ma seda ilmaruumi muudan. Üks keeras autoga mul ette ja teine tuututab kui hull. Ma ei heida midagi neil ette, halbu päevi on ka mul. Paari naeratust vaid vaja, nii tusa ära saab ajada. Mõtteid vaid häid, siis ma nende poole saadan, sest ainult nii ma seda ilmaruumi muudan. Et pean, ma saan 3 õigega siis. Okei, aga siis läheb nagu rahvana tükki mööda, jah? Jah. Talle vastu teine väga nagu ütleda teile. Juurde. Kui kaua veel? Natuke alla poole peale. Praegu vaat aidata. Proovime vaiku. Ma ei tea, kas see on vaik. No mul on ise praegu Elsa hakkab ka mul reied. Äkki kui ma istuks. Ei, no pati, kuidas sa paned siin pädel siin? Kuidas sa padja paned siin? See. Sinna 2 vahele. Ei, ta on nii ebastabiilne. Jaa. See on ju raske, siis ta hoiab ennast stabiilsena ise. Nagu kui see siin vahel on. No, kui sa soovid. Ma oleks vaja nüüd, et sa tõstad seda otsa. Sa võid tükk aega filmida, sa ei pea kinni panemagi. Ei, mulle meeldib see on nii hästi, et see on nii hästi loes ja me saime selle ühest poest, et tädi tõi. Selle kapiga on tegelikult hea lugu ka, et kuidas ta meieni jõudis. Nagu ma olen öelnud, siis mis mul seal on Instagramis tutvustuses, et
kodu, kus igal asjal oma lugu või midagi sellist. Ja selle kapi lugu on selline, et tema käis sõitmas, teate küll selle Estonian Drifteri ja Slip and Selfie ja nende korraldatud kuulsa Kaltsuka bussiga. Eraldi Instagrami konto on ka Kaltsuka buss. Mina ise ei ole nendega veel Kaltsuka reisile läinud, aga see kapp käis. Ja see käis seda niimoodi, et oli mingisugune neljapäev, kus mul oli siis lapsehoidjapäev ja ma mõtlesin, et äkki läheks sinna Aare kasutatud kauppoodi Pärnu kanti. Ja nii toredasti nad tegid mulle eraldi spetsiaalselt uksed lahti. Käisin tuuseldasin seal, tegin sellest sinisest kapist pildi ja panin Instagrami stories ja üldse jagasin oma seda päeva ja käiku. Ja sain sealt ka teada, või juba enne sain teada, et 2 päeva hiljem laupäeval see Kaltsuka buss läheb sinna. Ja kui ma reedel rääkisin ühe tuttavaga, kes on ka Kaltsukate Kirbukate Vanavara fänn, ja ta rääkis mulle, et ta tahab kindlasti vaadata üle selle sinise kapi, mis ma jagasin stories, et see tundub täpselt talle õige ja siis ma hakkasin mõtlema, et oot, äkki ma tahan ise seda. Ja siis ma ruttu orgunnisin selle ära, et kirjutasin sinna Aare kasutatud kaupa, et ma soovin seda, palun mulle, jätke see mulle palun, et küll ma tulen millalgi järgi. Ja see oli ainult 30 €. Ja siis tuli see laupäev kätte ja siis ma leppisin selle tuttavaga kokku veel reede õhtul või millalgi laupäeva hommikul. Ma ise ei pakkunud, aga ta ise pakkus, et ma tulen selle Kaltsuka bussiga, et kas sa tahad, ma võtan selle peale. Siis ma mingi, päriselt, okei. Ja siis oligi laupäev, neil oli see Kaltsuka bussi päev ja mulle kirjutas üks teine tuttav, et läksin sinna Aare kasutatud kaupa, ma tormasin, lihtsalt sööstsin otsima seda sinist kappi, mida ma nägin Heleni Instagrami story'st ja seda polnud. Ja siis läksin bussi ja vaatasin, et see on seal. Küsisin, kes selle ostis? Ja siis öeldi, et kesedapesa. Okei. Ja tuli välja, et mingi 5 inimest oli tahtnud seda kappi ära osta, nii et hea otsus oli see iseendale napsata. Sest et 3 aastat on oodanud see meie vannituba tegelikult seinakappe ja need seinakappide puudumised ongi see põhjus, miks ma tol hetkel, kui me saime vannitoa valmis üle 3 aastat tagasi, millegipärast otsustasin, et ei, me ei saa veel vannitoa tuuri ja sellist valmis vannitoa videot teha, sest et mul ei ole nagu kõik tehtud. Ja ma ei tea, ma ei teinudki siis sellist, et näete, see on mu vannituba, kuigi see on nii ilus ja nagu täiuslik iseenesest juba, see nagu ei olnudki, et ma ei tea, ma ei olegi seda vannituba kuidagi ametlikult esitlenud, ta lihtsalt on meil videotes ja piltidel, aga ma arvan, et varsti me peame liistud vahetama ja me peame need dušiklaasi nüüd tegema, nüüd on meil kuidagi ümber, oleme mõelnud, et mis seal teha ja okei. Äkki mõned muutused välja, siis peaks tegema sellise ametliku vannitoa tuuri 3 aastat pärast valmimist. Vot, selline tore lugu, kuidas siis kapp tuli minuni Kaltsuka bussiga. Käisin just esimesel pikemal jooksutiirul, et unistus on ikkagi alati see soe periood veeta võimalikult palju joostes, nii palju kui selles elus praegu jõuab selleks aega leida, aga on püha päev. Praegu ma olen lausa üksi siin, või õdiga.
kellega me peame ka natukene trenni tegema, sest käisime tervisekontrollis ja Edi astus kaalu peale ja tuli välja, et ma olen Edile liiga palju süüa andnud, nii et nüüd liigume rohkem, sööme vähem, et elaksid ikka kaua ja õnnelikult ja nii raske on muidu ja ei jaksa joosta. Noh, kerelihased tööle, vau. Oi, teab ise. Too siia Edi. Sellest ei piisa, ununema kipub vana tõde selavi. Elu janu tahab kustuda kiiresti. Äkki meenub mulle, kuidas olla oli hea. Tahan sinu sülle peita pea. Õnn ei seisne mu saavutustes. Õnn on peidus väga vähe sees. Õnn on hoida end teine teisele. Elu on ilus privileeg. Tere hommikust, selline üsna tavaline esmaspäeva hommik, aga samas natukene ka ebatavaline, nagu ikka kõik on erilised tegelikult. Kunagi miski justkui ei kordu, samas kõik on sama. Et meil on siin palju tatiseid ninasid, väike tõbi on küljes ja lisaks meil on juba varsti, ma ei teagi kaua, peaaegu 2 nädalat vist on buss katki. Ehk siis kuskile me siit ei liigu. Assa on tööl, aga meie sõiduvahend on siis katki, turbo läks katki, nii et me ei saa isegi raamatukokku ega poodi ega midagi, nii et oleme lihtsalt kodused, ei tea, kas õue ka minna, nii mõnus kevad on, aga kui Elsu siin on küll natukene kuum palavikus, siis vist oleme tubased. Ma olin eriti naiivne ja üritasin Elsu uinaku ajal teiste lastega õue minna. Aga Elsu uinakud on täna 10 minutit ja ta on lihtsalt väga jah, siuke oled jah. Paha olla on küll jah. Aga muusikat meeldib ikka teha. Elsuke saab meil 4 päeva pärast 1-aastaseks. Sa oled enam-vähem 1-aastane. Aasta tagasi me ootasime sind siin. Ja nüüd sa oled siin. Aitäh! See on Elsu, Päike, Muru, Pöösa,
sees on meie maja akendega. Elles paistab välja Leenu Kossi. Kossi. Siia. Talu. Vaata, mis ma kinkisin sulle. Ma lähen viinin sulle uue. Elsu taotab sinu peale taas. Elsu, vaata, mis ma kinkin. Vaadake seda. XL. Jah. Kas sa ei saa ise või? XL moonikiik on jõudnud. Aga tallu. Päris mõnus. Need laste omad on nüüd nii tillukesed. Lego autoga ehitada. Ma ei teagi. vaatan õnnelikult aeda, poole kadu toonud padu. Avalikult oma näoga kõndida võin mööda radu ma siin. Lilledel on mesilinde, liiga kõrge pole rohi. Meil on siin see kivihunnik, kus lastel meeldib käia mängimas. Ja siia, enne kui ma jõudsin siia pingi korraldada, ma mõtlesin, et siin võiks pink olla, kus saaks päikest nautida juba eelmine aasta. Siia on tekkinud pink. Täiesti ideaalne päevitustool. Proua istub. Minevikuga on kindel, kas ka ette mõelda tohin, ei tea. Tšau sõbrad! Täna tervitan teid jälle sellisest huvitavast uuest kohast, Võhmast. Sellepärast, et asjad langesid niimoodi kokku, et meil on lapsehoidjapäev ja ma tahtsin neil eest ära tulla, pageda kuskile omaette olema, sest esiteks Els on kodus pahuram kui mujal, ehk siis mul on väga raske seal oma toas pelgupaigas olla, magamistoas temaga, et ta ei ole rahul ja ühesõnaga tulin ära ja sain niiviisi sellise luksusliku ära pagemise pesa sõbranna juures, kes läks juhuslikult Heleni juures, kes läks lastega pealinna hambaarstile ja mina siis olen nüüd siin. Okay.
siis tead. Ma ootasin sind sel külmal päeval, ei vabandama. Kutt lihtsalt naudib, kui tema järgi oodatakse. Tema tuleb pantsidest, tal ei ole kiire. Tule ajas siis, Edi, tule siis. Nii, see hõbe, sinakas, põder on siis see, mis tahaks nüüd natukene kaunistamist. Homme on Elsu esimene sünnipäev ja see on tema kingitus. Ideaalis loomulikult ma tahaks, et ma saaks lihvida ta täiesti paljaks puiduks, aga ma arvan, et mul selleks võimekust, võimalust hetkel ei ole. Mõtlesin, et ma proovin katsetan vähemalt, äkki saan selle aluse vähemalt puiduks. Ja selle siis, no selline lohakalt värvitud mingi hõbe sinakas on see siin. Ja et see mineraalvärv, ma arvan, hakkab siia lihtsalt peale ja lakin üle. Ja et kui ma saaks selle näiteks, mõtlesin, et helekollaseks, selliseks võikollaseks ja aluse puiduks või kui mitte, siis mingit tooni. Aga proovime siis. Elsu magab ja vaatame. Kõik otsustati väljaspool meid endid. Ma ootasin, sest mina tahtsin nii. Kõik otsustati väljaspool meid endid. Ma teadsin, sa ei tule nagunii. Nii. Esimene kiire asi on nüüd saada siis värv peale, sest see peab ju kuivama ja me ei saa jätkata mingite maalingutega, kui meil ei ole see põhjavärv olemas siin. Õnneks leidsin pintsli ka, ma arvasin, et võib-olla läheb nüüd niimoodi, et polegi pintslit. Aga mis värv? Selline see maheroheline on ju ilus. Siis meil on meie võikollane, mis on nagu hirmus selle puidu moodi, aga siis meil on ju see oranžikas, ma ei tea. No valge loomulikult, siis meil on põhimõtteliselt see täpselt sama värv. Ma hakkasingi mõtlema, kui ma siin natukene lihvisin, siis ma vaatasin, et see vist on värvitud niimoodi, et on värvitud helesiniseks ja siis mingi metallik lakk või midagi on pandud peale, mis oli lihtsalt läikiv. Võib-olla ma ei imesta, kui see on see täpselt sama toon. Fusioni Paisley. Siin on veel linen. See on linatoon, mul ei ole ühtegi asja, kusjuures seda tooni. Ma ei tea, natuke nagu igav on, kui ta on pruunikas, aga samas loogiline, et ta on pruunikas. Kollane on nagu lõbusam, lapsemeelsem. Teeme siis selle lina. See on juba omaette suur töö, et see siin ära värvida. Aga ma otsustasin, et ma teen, kuna ma ei saanud siit seestpoolt lihvida, see masin ei mahtunud sinna ja ma hakkan käsitsi kaevahet pole, siis ma teen kuidagi niimoodi, et see värvitriip läheb üle jala ja katab selle suure kruvi ka ära, millelt ka ma värvi maha ei krapin, nii et jääb nii. Täna igatahes mul tegelikult oli unistus, et Mooni eks ka koju. Lapsed läksid, Leeno ja Mooni läksid Assoga Tallinnasse ööseks. Vanatädi juurde Assol olid mingid tööasjad ja tal on täitsa õhtune, nii et siis nad jäävad ööseks. Me oleme siin Elsuga kahekesi, aga ma tegelikult unistasin, et Mooni eks ka siia, et saaksime veeta aega Moonikesega, aga lapsed tahtsid nii koos olla, et ikkagi läksid kõik ära. Aga noh, eks mul on siin
tegemist küll. Oleks lihtsalt olnud tore pühendada aega. Ainult Moonile ka. Et see Elsu on niikuinii kogu aeg, aga see, kui on Elsu ja ainult üks, siis on kohe täitsa teine energia ju ilmselgelt, et ei ole mingit võistlusmomenti või sellist jagamiste arutelusid siin, vaid ainult sellise vanemaealise lapse üksi olek nii-öelda, et see beebi niikuinii ei võistle nende tegevustega. Ei ole kaasatud, ta on lihtsalt niimoodi juures ja uudistab, aga vanemad lapsed oma vahel ju ikka tahavad ju samu asju teha ja siis alati ei ole seda võimalust ja siis on sellist palju navigeerimist selle vahel, et kuidas kõike koos teha, see ei ole nii idülliline ja rahulik alati, et kui me näiteks teeksime koos kooki, siis kuidagi ülesandeid polegi nii palju laiali jagada, et mida sina võiks teha ja mida tema võiks teha ja päris kena on see selline beige põder. Üllatus rikutud. Ei olegi sul homme üllatust. Ei ära ütle, et sa oleks tulnud, kui oleksid vaid teadnud, võinud vaid. Ei ära ütle, et sa oleks tulnud. Täitsa uskumatu. Ma avastasin, et mul on... Ma olen millegipärast alles, et mõtlesin, et äkki mingi asja jaoks mul on sellised katkised lambanahatükid. Lihtsalt nii hästi sobiks ja selle kokkusottumuse pärast ma justkui mõtlen, et võiks panna. Aga ma ei tea. Ilma on ju ka nagu väga ilus. Kumb siis? Nii huvitavad täpselt. Et enam-vähem see tükk on selle suurus. Ma pidin hakkama praegu kooki tegema. Ma olen vahukoore unustanud osta. Mis ma nüüd teen? Mul ei ole autot. Kas ma pean Helenit ütlema? Jälle. Kuule, too mulle vahukoort. Ei, ma teen siis kreeka jogurtiga. Et ei ole mangovaht, vaid mango jogurtikook. Ja mõte ju. Kookospiima on ka tegelikult. Väike abiline. Koogi põhja. Ma mõtlesin, et mango ja kookos läheb toredasti kokku. Paneme kookoshelbeid lihtsalt. Ja... Mulle meeldiks tegelikult mõned krõmpsud sinna panna India pähklis. Nii, või... Vist liiga palju. Ja paneme mõned suhkruvabad digestiiviküpsi ka või panen. No, kuule, mis ma annan sulle? Mine vaata see kõdised. Lilled ära ja vaatasin, et nii halvad
lopärgused. Et niimoodi ikka ei saa, äkki oleks pidanud ainult valge jätma. Aga siis ma ikkagi jätkasin. Ja ma sain aru, et oluline pole ju see, et iga lill oleks täiuslik, vaid see muster. Kui neid on hästi palju, siis nad koos on ju just kaunid. Et üksikuna vaatad neid eraldi, siis nad igal ühel on midagi nagu imelikku. Võib-olla 100 tuleb täiuslik ka minu silmis. Aga tegelikult on oluline, mis nad koos loovad. Ja filosoof minus tahab ka öelda, kas pole mitte elus ka niimoodi. Igal päeval on midagi lopärgust, aga ometi tuleb kokku üks suur, kaunis, ilus, lilleline elu. Päevavalgus hakkab juba kaduma, täna on selline hämar päev, aga ma tahtsin näidata, et kuigi seda peaaegu ei olegi võimalik tuvastada, siis tegelikult see alus on roheline ja see on linavärvi. Need on 2 erinevat tooni. Ma tean, need näevad sama välja, aga minu mõte oli justkui, et on nagu murulapi peal see põdrakene. Sinu põdrake. Olli. Olli on see. On need või? Need on kogu aeg seal olnud ju. Või tegelikult proovin siin Haldja festivali kostüümi. Kuidas tundub? Siin ei ole loomulikult kõike, aga väga armas. Ja jogurtilook on ka ideaalne. Kaunistame ta nüüd ära. Lõpetussõnad kogu Eesti rahvale. Ärge tegelege granaatõuna lõhkumise, granaatõuna seemnetega. Kui teil on seljas midagi olulist, millele te ei taha pekke. Mul igatahes läks see Haldja kleit nüüd pesumasinasse kiirpesule. Kuigi mul nagu kiiret ju ei olnudki, aga sest ma ei pane teda homme selga, vaid sellel meie tüdrukute Haldja festivalil. Kook sai igatahes kaunistatud, külmkappi. Mul läheb siia peale teine kiht lakki, et see põder oleks eriti kaitstud kogu selle möllu eest, mis teda hakkab loodetavasti aastaid, äkki aastakümneid saatma. Ma olen igatahes väga uhke selle põdra üle. Et mul on nii hea meel, et ma sain talle keskenduda ja teha ikkagi päriselt ise oma kätega midagi sellist vahvat. Aga tõmbamegi siin koos selle ilksukesega otsad kokku. Homme tuleb meil ju tegus päev.
hommikul oleme veel Elsuga kahekesi. Meenutame siis äkki aastatagust aega, kui ta sündis, mis tundub nagu aastaid tagasi, aga samas just nagu eile, nagu need kõik tunded alati on laste vanusega seoses. Ja tõesti on ka meil sellised maagilised lood. Lõunaks tulevad siis teised koju, siis tuleb fotograaf ja siis me teeme pikniku, sööme kooki, kiigume põdraga, naudime koos olemist ja sünnipäeva nädalavahetust. Pühapäeval on ju veel ees ootamas Leenu 5. sünnipäev ja tema soovib minna H-keskusesse, nii et sinna me läheme. Tuleb siis tegus tore kevadine nädalavahetus ja soovin teile ka kõike toredat ja palju päikest. Tšau! Õnn ei seisne mu saavutustes, õnn on peidus väga vähe sees. Õnn on hoida end teineteisele, elu on ilus privileeg. Vahel soovin ma korraks minna tagasi sinna, kus me vahel polnud läinud valesti. Nüüd ma hästi tean, mida teeksin teisiti. Alustaksin sellest, et ei jätaks süvasti. Jälle meenub mulle, kuidas hinge pugesin.